Tere kõigile, head vaatajad! Eesti Eestnädala uudised on 113. korda eetris ja vaatame, mis detsembri alguse puhul kõige olulisem oli. Uue eelretsenseeritud uuringu kohaselt viitas Saksamaal COVID-19 pandeemia ajal vaid umbes iga 7. positiivne PCR-test tegelikule koroonaviiruse infektsioonile, mis vallandas antikehade reaktsiooni. Brian Hooker, PhD, laste tervisekaitseorganisatsiooni Children's Health Defense CHD teadusjuht, nimetas uuringu tulemusi 86% valepositiivsete tulemuste määraga jahmatavaks. Uuring näitas ka, et 2020. aasta detsembri lõpuks, mil COVID-19 vaktsiin kasutusele võeti, oli ligikaudu 25% sakslastest juba loomuliku nakkuse läbi elanud. 2021. aasta lõpuks oli see näitaja tõusnud 92%-ni, mis näitab peaaegu universaalset immuunsust elanikkonnas. PCR-testid viisid COVID-nakkuste märkimisväärse üleloendamiseni. 3 Saksa teaduse uuring, mis avaldati eelmisel kuul ajakirjas Frontiers in Epidemiology, kasutas 2 matemaatilist mudelit, et analüüsida, kui hästi PCR-testi tulemused vastasid SARS-CoV-2 antikehade vereanalüüside tulemustele. Kui võrdlesime PCR-positiivsete isikute arvu järgnevate antikehade tulemustega, siis ainult umbes 1/7 PCR-positiivsest isikust ilmnes immuunvastus, mis viitab tõelisele infektsioonile. Konservatiivsete eelduste kohaselt võib see väärtus olla lähemal kui 1/10. Massachusettsi tehnoloogia instituut avaldas kolmapäeval uuringu, mille kohaselt tehisintellekt võiks juba asendada 11,7% USA tööjõuturust ehk kuni $1,2 triljonit palka finantstervishoiu ja professionaalsete teenuste valdkonnas. Uuring viidi läbi tööturu simulatsiooni tööriista Iceberg Index abil, mille töötasid välja MIT ja Oak Ridge National Laboratory. Indeks simuleerib, kuidas 151 miljonit USA töötajat üle kogu riigi omavahel suhtlevad ning kuidas tehisintellekt ja sellega seotud poliitika neid mõjutavad. Selle aasta alguses avalikustatud Iceberg Index pakub tulevikku suunatud vaatenurka sellele, kuidas tehisintellekt võiks muuta tööturgu, mitte ainult rannikualade tehnoloogiakeskustes, vaid kõigis osariikides. Seadusandjatele, kes ettevalmistavad mitme miljardi dollari suuruseid ümberõppe- ja haridusprogramme, pakub indeks üksikasjalikku kaarti tekkivatest häiretest kuni postiindeksite tasemeni. Põhimõtteliselt loome USA tööturu digitaalse kaksik, ütles ORNL-i direktor ja uuringute kaasjuht Prasanna Pala-Prakash. ORNL on Ida-Tennessee energeetikaministeeriumi uurimiskeskus ning seal asub Frontieri superarvuti, mis annab jõudu paljudele suuremahulistele modelleerimisprojektidele. Hollandi metaani inhibiitor Bovaer, mille töötasid välja DSM Firmenich ja Wageningeni ülikool, on tohutu rahvusvahelise surve all. EL-i strateegia kohaselt pidi toodandma olulise panuse metaani heitmete vähendamisse põllumajanduses. Praktikas on aga üha rohkem teateid tõsistest terviseprobleemidest veiste seas, eriti Skandinaavias. Taanis on 551 piimafarmi teatanud sõltumatule organisatsioonile CGS Innovation mürgistusjuhtudest, kõhulahtisusest, ainevahetushäiretest, udarapõletikust, piimapalavikust ja isegi surnud lehmadest. Taani piimafarmide esimees Kjartan Poulsen ütles, et ta ei tea ühtki farmi, mis oleks Bovaeri lehmadega söötud ilma negatiivsete tagajärgedeta. Vaatamata neile teadetele jääb Taani valitsus ravimi kohustusliku kasutamise juurde, sammu, mida peetakse üha enam poliitiliseks veaks. Põllumehed, kes suudavad tõestada, et nende loomad on Bovaeriga nakatunud, saavad programmist loobuda, kuid ajakirjanikud teatavad katsetest kriitilist kajastustööd valitsuse programmi kaitsmiseks maha suruda. Olukord eskaleerub ka Norras ja Rootsis. Mitmel juhul surid lehmad pärast aine söötmist. Pilootprojektid peatati ja põllumajandusorganisatsioonid eemaldasid vaikselt oma veebisaitel Bovaeri kohta käiva teabe. Väidetava imeravimi müstika näib olevat kokku varisenud vaid mõne nädalaga. Ja mõelgem siis, kes neid suuri piimafarme arendavad nii meil kui ka mujal. Nii et siit hakkame mõtlema, et kas meil varsti enam üldse tervislikku piimatoodet selliselt kätte saada on.
USA saadik Steve Witkoff ja Trumpi väimees ning mitteametlik diplomaat Jared Kushner viibisid teisipäeval Kremlis kõrgetasemelistel kõnelustel president Vladimir Putiniga. Ameeriklased esitasid Trumpi Ukraina rahuplaani praegusel kujul pärast pingelist kohtumist Ukraina delegatsiooniga Miamis, mis keskendus territooriumite loovutamisele ja tulevastele piiridele Donbassi piirkonnas. President Putin avalikud avaldused kohtumise kohta, kus USA pool ametlikult plaan esitles, andis talle võimaluse Euroopat kritiseerida. Kui Euroopa alustaks Venemaaga sõda, poleks peagi enam kedagi, kellega läbi rääkida, hoiatas ta pärast mitmete EL-i ja NATO esindajate hiljutisi agressiivseid avaldusi ja ähvardusi. Putin on Euroopale andnud ebatavaliselt selge hoiatuse. Venemaa ei taha sõda, kuid on kohe valmis, kui Euroopa peaks konflikti algatama ja see sõda ei oleks võrreldav Ukraina sõjaga, kus Moskva tema sõnul tegutses kirurgiliselt ja vaoshoitult. Euroopa vastu see vaoshoitus aga ei kehtiks. Donald Trump ja tema perekond töötavad selle nimel, et laiendada tokeniseerimist kogu maailmas ning eelmisel kuul teatas tema perekonna dünastia, et tokeniseerib uue hotelli Maldiividel. Nagu The Wine Press on mitu korda üksikasjalikult kirjeldanud, saab kõike tokeniseerida ja muuta digitaalseks, programmeeritavaks, kinnituspõhiseks digitaalseks varaks, mida jälitatakse ja salvestatakse plokiahela registrites. Oktoobris ütles BlackRocki tegevjuht Larry Fink, et ma usun, et oleme alles kõigi varade, alates kinnisvarast kuni aktsiate ja võlakirjadeni kogu spektri ulatuses, tokeniseerimise alguses ning et eesmärk on hoida inimesi digitaalses ökosüsteemis, kui enamik asju on tokeniseeritud. Lisaks selgitas Fink oma iga-aastases investorite saadetud kirjas, et tokeniseerimine saab juurdepääsu demokratiseerida. Tokeniseerimine võimaldab osaomandit. See tähendab, et varasid saab jagada lõpmatult väikesteks tükkideks. See alandab ühte tõket väärtuslikesse, varem ligipääsmatutesse varadesse, nagu erakinnisvara ja erakapital investeerimisel. Selle taustal teatas Trump Organization, Trumpi kinnisvara arenduste ametlik ettevõte 17. novembril tehingust Londonis asuva Dar Globaliga Trump International Hotel Maldives ehitamiseks. See on esimene hotell saarel ning see kinnisvara hotelli arendus hakatakse tokeniseerima, mis on samuti esmakordne. Ning Telegraph annab teada uuest EL-i pandeemia eelsest plaanist, mis juba valmistab avalikust ette võimalikuks linnugripi pandeemiaks. Ametlikult keskendub see ettevalmistusele, seirele, maskide kandmise soovitustele ja kiirematele reageerimismehhanismidele, kuid pandeemia narratiivi taas ülesehitamise viis ja kiirus tekitab paljudes inimestes küsimusi, eriti pärast COVID-19 kogemusi. Samad sõnad, mis 2019. aastal ja samad mehhanismid. Seekord on teemaks linnugripp. EL hoiatab mutatsioonide eest, võimaliku inimestele leviku eest ja stsenaariumi eest, mis võib teatud tingimustel võimalikuks osutuda. Silmatorkav on see, et kõik põhineb sõnadel, võiks, võimalik ja teatud asjaoludel. Risk inimesel on praegu minimaalne ja kinnitamata. Sellest hoolimata on meetmete pakett juba kokku pandud. Kriitikud näevad selles COVID-19 ajal kasutatud kommunikatsioonistrateegia taaselustamist, varajane alarmism enne selgete andmete saamist. Ilmselge küsimus on, kas siin luuakse taas hirmu õhkkond, et legitimeerida meetmeid, mida hiljem on raske tagasi pöörata. Ja Eestist tulles siia tagasi, reedel kinnitati jutumärkides 5 kana ja 1 rebase linnugripiga nakatumine. See on eriti debiilne ja seda juttu rääkis jällegi genotsiidi korraldaja Olev Kalda. Masendav, kui madalale võib eestlane laskuda. Eesti Eest portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumata ainult, kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestiest.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 4077 00 77 10 08 49 65 47 märksõna ülekanne. Ülekande tegemise võimalused nii saate alguse pooles kui ka päris lõpus tiitrites. Meie kuu uudised on eetris järgmise nädala algul, hiljemalt teisipäeval. Aitäh, et te meid toetate ja kohtumiseni 14. detsembril. Nägemist!